maailma muutvaks protsessiks. E-kaubanduse logistikateenuse suunanäitajana oli meie jaoks loogiline samm olla ka keskkonna jalajälge vähendavate tegevuste eestvedaja. Kui me jääksime asju kasutama üks kord, siis kasvavad meie ümber prügimäed ja üsna ebamugav oleks seal keskel meil varsti elada. Ehk et meil ei jää muud üle, kui hakata asju kasutama rohkem kui üks kord. Koos meie enda uue kollektsiooniga, mis meil tuli 2021, on meil hästi suur fookus jätkusuutlikkuse teemadel ja kogu jalajälje vähendamise teemal. Ja kui me kuulsimegi selle süsteemis, meie jaoks oli see väga loogiline samm liituda, aga teisalt ikkagi ka meie enda klient, kes me täna teame, on väga teadlik tarbija ja kes suhtub iseendasse väga aupaklikult, ennast ümbritasse keskkonda samamoodi. Seega me tunneme, et sellise süsteemiga liitumine on ka justkui sellise lisaväärtuse andmine meie kliendile, et toetada tema eluviisi. Korduspakendi kasutamise süsteem toimib siis e-kaubanduses järgmiselt. Ütleme, et tarbija läheb Ivo Nikolo e-poodi, ostab sealt endale kleidi, valib korduspakendi, saab selle Itella Smartpostist kätte, võtab oma kleidi välja, skaneerib pakendit, saab tagasi deposiidi, mille ta maksis e-poes ja tagastab selle tangokasti. Sama pakend läheb uuesti tagasi Ivo Nikolosse ja kasutatakse jälle ja jälle, kuni see pakend on ükskord väsinud. No vähemalt 20 korda. Meiega samu väärtuseid jagavad kaupmehed on kenasti selle ideega kaasa tulnud ja pakendiringlusega liitunud. Me oleme eriti tänulikud, et seda teevad just sellised suured ja mõjuvõimsad keskkonnateadlikud ettevõtted nagu Telia, Kaubamaja, Baltika ja kohe-kohe on liitumas ka väga paljud teised.